Uustalu. Seega tähendas üldarvestuses seda, et seis oli kahe kange konkurendi osas sama, mis enne laupäevaseid katseid 14 sekundit. Samas oli endiselt kõrge ka Koitle Germanovitšute üldkoht 11. Küll aga suhtus Kaspar ettevaatlikult teleintervjuusse. Seni on servises antud intervjuu tähendanud seda, et sõit on ühel või teisel põhjusel pooleli jäänud. Tõsi, Kalev Sport pole temaga veel servise ajal intervjuud teinud. Vaatame, kas teiste kanalite needus ka meile mõjub. Olukord on praegu stabiilne, et midagi halvemaks ega paremaks pole läinud, et üritame hoida samad tempot ja see on hea, kui Priit pressib tagant, et see jääb pinges. Ollina Uustalust omakorda 10 sekundi kaugusele jäid Lempu Jõeäär, kellele see koht mõneti ka sobis, sest meistrivõistlustel oli neil korralik edumaa jälitajate ees ning piiri peal pingutamist otseselt vaja ei läinud. Küll aga ei saanud ennast liiga kindlalt tunda, sest vaid 5,7 sekundi kaugusele jäid Vähi Heiskonen ja 10 sekundit lahutas neid Kerement Kasesalust. Neile järgnesid omakorda 3,5 sekundilise kaotusega Ojaperv Kaseorg, kusjuures algselt oli Arvol plaan sõita koos Erik Lepiksoniga, kuid kahjuks seab väike Clio ette kaardilugeja mõõdud ja nii pidi Erik sel korral piirduma raja ääres pildistamisega. E-rühmas jätkasid liidritena Laibaik Suvemaa, üldarvestuses olid nad 14. kohal, edu teisel kohal kihutavate Puussepp Mandi ees 45 sekundit. Klassi 3. kohale olid ennast kergitanud meistrivõistluste liidrid Reintam Peebo, kuid seda vaid napi 0,3 sekundilise eduga Laulik Viidase ees ja neid küsijaid tuli tagantpoolt peale teisigi. Sõita jäi veel palju ning suurem osa rallist ees, seega juhtuda võis veel kõike. Ja juhtuma ka hakkas ning võib öelda, et SEB mulgiralli otsustavaks katseks sai 10. katse, täpsemalt öeldes üks selle katse kurv. Esmakordsel läbimisel pääsesid sealt liidrite osas puhaste paberitega läbi vaid Remak Suuder ja Kroes Kraag. Uurisime, mis siis sellest kurvis nii erilist oli Olaf Suuderi käest. See oli kirjas 3,5 ja 3,5 ta oli, et see on järsk kurv sealt. No, seal oli ka niisugune negatiivne nõlv selle väliskurvis, et sealt oli kerge minna, aga Marguse legend on sedavõrd täpne, et meid ta hoidis ikka tee peal selle koha. Üldarvestusse lõi see aga sellised korrektuurid, et N-rühma ja üldliidritena jätkasid Margus Remmak, Olaf Suuder, kelle edu Kaur Koskineni ees oli 18,9 sekundit. Kroes Kraag kerkisid 3. kohale, kaotas liidritele 27,4 sekundit. Tänak Mölder langesid 4. kaotas 31,8 sekundit, Popov-Perosti A-rühma liidrid 5. Pärs Kallas 6. Salurel 7. ning Murakas Kütt 8. kohal kaotas liidritele 45 sekundit. See tähendas seda, et viimastel katsetel said kõige pingevabamad sõita liidrid Remmak, Suuder ja Harjuviki ralliklubi sõitjatele kuulus ka väga teenitult ära 3. SEB mulgiralli võit, eriti veel olukorras, kus Margus tähistas samal päeval oma 35. sünnipäeva. Tegid endale päris ilusa sünnipäeva kingituse, palju õnne? Jaa, aitäh, tõesti hea. See on paremat ei oskagi praegu tahta. No mis sa ise arvad, mis see võti oli täna? No, täna oli arvad ilma veata sõit. Kiiresti ja ilma veata. See on ka rallil tavaliselt ongi siukene põhivõti. Egon Kaur ja Simo Koskinen võtsid hooja eelviimaselt rallilt oma selle aasta parima koha. Egoni sõnul oli neil sarnaselt paljude teistega mulgirallil ka oma tärevad hetked. See ralli oli jah väga omamoodi naljakas. Kõik sõitsid enamus aega sekundis ja siis tuli üks katse, kus kerrati kõik kaardid segamini, et jah, endal ei olnud sellist päris õiget tunnet, et ei olnud seda, ei olnud teist, et tulemuse järgi nagu mis peaks olema selline hooaja parim tulemus? Absoluutkoha järgi küll, aga ikka seda esimest. Saaremaa on veel ees? Saaremaa on veel ees, see tuleb potist jagu saada, ma arvan. Tänak Mölder lükkasid aga parema jala sirgeks ning võtsid teel 2 katsevõitu, kuid sel korral 3. kohast kõrgemat neil saavutada ei õnnestunud. Palusime Otil esmalt selgitada oma versiooni selle saatusliku kurvi kohta. Mis see ikka? Sõiduviga ja pidurdamismaaga vähe hiljaks läks üle selja. Aga sel hetkel käis nagu mõtte peastki läbi, et jätta sinna samma või oli selge, et saate kohe edasi minna?
ütleme nii, et sinna samma, ütleme sellist mõtet päris kindlasti tundnud, et sinna samma jätame, et tahtmist oli kindlasti jätkata ja õnneks auto pidas vastu. Ralli 4. koht kuulus Georg Krossile Kristo Kraagile, kelle kuulus kaotusliitritele pool minutit. 5. kohalt leiame aga SCB muldiralli A-rühma võitjad Slava Popovitalist Perosti, kellel oli samuti probleeme päeva teises pooles. И так, и доволен, и недоволен. То, что сюда приехали, вроде, да, а вот зачем на 10-м допе ездили в лес, вот это непонятно. Как и все, в общем. А тут самое место? Тот самое место, абсолютно. Как все поехали туда, так и мы туда, по следам. Это какой-то новый супросок? Похоже, да. Похоже, да. А сегодня техника работала, скорость нормальная? Да, сегодня было все отлично. Нам удалось сделать домашнюю работу на 5 баллов, так что с техникой порядок. 6. koht üldarvestuses kuulub Aigar Pärsile Kristo Kallasele. Teist rallit 4-veolise autoga kihutavale rallipaarile oli ralli lõpp eriti hea. Viimaselt katselt tuli kirja üldarvestuse 3. koht. Üldarvestuse 7. ja N-rühma 6. koht läks mulgirallil Margus Murakale ja Silver Kütile. Meie jaoks oli 2 imekohta, kui ta päris täpne olla, et me ei piirdunud ainult selle kohaga, kus väga paljud väljas käisid, et meil oli veel oma üks alakoht veel, kus me põllus olime. Eks ta nii oli, aga seal selline pika sirgega lõpus väike kurv oli ees, eks, ja seal pidurdusmaal oli raske hinnata ja see oli vähe allamäge ja kõik oli negatiivne ja hästi kehva pidamas. Sellepärast seal subsati ka naks ja naks üle ühe. Nii et see Viljandi ralli siis lõppes nii, nagu ta lõppes teie jaoks? Ei, selles mõttes, kui kokku võtta, siis sündmuste rohke võidusid, eks see on ka võib-olla kuhugi kindlasti kasulik. aga eks siit tuleb teha mingisuguseid järeldusi ja eks siuke, ütleme niimoodi, et hea meel, et saime head meelt teha neile, kes tahavad, et meil kõige paremini läheks. Sellestki tuleb rõõmu tunda. Üldarvestuse 8. koht ning N-rühma 7. koht kuulus sedapuhku Priit Salurile Indrek Lepale. Priit nentis pärast rallit, et auto oli ebasalurilikult kriimuvaba ning ilmselt sellest ka selline koht. Saaremaal lubas mees fännidele, et auto saab ikka natukene kriimuliseks ka. Siled autoga ei saanud aga uhkeldada Marko Kasepõld, kuid küll võib ilmselt rahul olla koos Rein Jõessaraga saavutatud teise koha üle suures A-rühmas. Lõpuks ennast 3. sõitnud Jaanus Muraka ja Jaago Kurik sees oli nende edu 4 minutit. Kukk sõidi paasti välja, midagi teha, rööpis oli vist kivi sees ja pidurdus peal läks KRF lõhki ja õnneks oli kõrval põld, et sõitsime sinna põldu ka veel, et ja et kus puudasse teinud, et juhtub ikka sellised asja, selle vastu ei saanud. Kõige olulisem on see, et sa oled siin ja finišis. Nojah, oli seal niisugune võrdlus ja ma ei taht nagu seisma ka jääda ja tahaks kopsikut ka saada ja tulime lõppu jah. Et sõitsime ma arvan mingi 2,5 kilti võib-olla tühja rehviga. Midagi veel teha, Heidame nüüd kiire pilgu nende klasside meistrivõistluste seisule. N-rühmas juhib Ott Tänak Margus Remmaku ees, 3. kohal on Margus Murakas. Punktiseisud on arvestatud nii, et kehtim tulemus on juba maha võetud. Suures A-rühmas on liider Aivo Hiitsel, kuid omad võimalused on nii Jaanus Murakal kui ka Slava Popovil. Mäletate veel Kaspar Koitla ebausku intervjuude asjus. Kalev Spordile sai keset rallit intervjuu antud. Kaspar koos Gretaga oli finišis ja mitte finišis lihtsalt, vaid lausa klassivõiduga. Kaspar päeval ütles, et sa ei taha intervjuud anda, et äkki ebausk nende asjade suhtes, aga ilusti finišis. Õnneks läks jah, kõik õied lõppu hästi, aga siin viperdus ei puudu, et praegu ei julge autot välja suretada, et viimase katse stardist ta ei jätnud käiva minna, aga ei teinud ühti käelt ja pidime lükkama. Ma igaks juks jätan ta tööle. Et sellega rahulikult siit läbi sõita ja poodiumalt läbi sõita? Jah. Aga kui üldse nüüd võtad ralli kokku, kuidas nagu siin Viljandis rahul jäid sellega, mis toimus? Kindlasti väga hea oli. Minu jaoks hea, tempo oli hea ja konkurendid sai selja taga hoida ja üldarvestuse koht peaks ka olema kiiduväärt. Võib rahule jääda. Üldarvestus top 10 sees, eks? Jah. Klassi teine koht läks Priit Ollinale Jero Uustalule, kellel kogunes finišis kaotus klassivõitjatele pea pool minutit. Klassi 3. koht sedapuhku Reiko Lempule Indrek Jõeäärele, kuid enne viimast etappi Saaremaal on võimalus kõigil 3 tiitel võtta.
E-rühmas hakkasid asjad taaskord viltu vedama liidri kohal olnud Einar Laibaiga Siimo Suvemaa jaoks. Mehed olid ralli lõppedes küll oma klassi E11 võitjad, kuid langesid E-rühma ühises arvestuses 8. kohale. Ralli lõpp läks kuidagi väga üle kivide känduda, et ühe sama koha peal 2 korda välja sõitsime, kuigi teadsime, et mis koht on ja lihtsalt pidurdusmaa oli nii libe, et mitte midagi teha ei olnud. Ja peale seda saime välja ja rehv katki ja nii, et hävisime ikka 4 minutit. E-rühma ühisarvestuse võit läks sedapuhku Läti Normunds Verbelisele ning Igor Spartašenovsile. Lauri Rentam, Oliver Peebo olid teised ning Mahur ja Meelis Kolberg kolmandad. Sellega muldiralli kokkuvõte Kalev spordikanalil ka lõpeb ning me tervitame teid kõiki taas juba Saaremaa rallil, mis sõidetakse oktoobri keskpaigas.